Tundub, et ka tänane energia on pigem selline üheülbaline. Samas, kui seda lugeda, võib-olla on hoopis ikkagi erinev. Et mõndade jaoks võib tunduda see selline, kus sa pead tegema kõik selleks, et oma tulemusi saavutada. Ja see ei ole mitte päris ainult üle laipade minek, vaid sa pead ise seda siiski tegema niimoodi, et sa ise suudad endale igal hommikul peeglist vastu vaadata ja sa tunned, et ma ei ole kellegile liiga teinud, ei endale, ei teistele. Et teisest küljest võib see tänane päev tunduda selline, et võib-olla kõik tahavad mulle kaikaid kodarasse loopida ja ma pean võitlema selle eest, kuidas mina püsin iseenda tee peal. Eks on jälle see sisemise enesetunde küsimus, et mida sa teed selleks, et püsida siin tee peal. Kui sa hakkad teistele vastu võitlema ja teisi süüdistama, teisi mida iganes tegema, siis tõenäoliselt sa ei püsi selle tee peal. Aga kui sa võtad kätte ja nii-öelda kehitad õlgu teiste takistuste tekitamiste peale, siis ei ole selle sinu eesmärgi saavutamine sugugi nii-öelda mägede taga, vaid isegi üpris käeulatuses. Ehk et sul on valik, kas sa lased ilusti silmaklappidega oma eesmärgi poole, ei pane tähele seda, mis teised teevad ja ei lase ennast sellest häirida või siis teisest küljest lased häirida ja hakkad võitlema, siis sa ei jõuagi kuskile. Et ei ole mõtet aega ja energiat raisata sinna, mis tegelikult tulemust ei too. Jälgi oma eesmärki ja tegutse selle nimel, las need teised seal võitlevad sinu kõrval omavahel, ära lase ennast häirida, võta vabalt ja tee nii, et sina saad südamerahuga elada, kõik on hästi ja usalda elu.